räägi, mis asi nüüd toimuma hakkab, mis trikki sa ära teed? Ei no mitte trikki, ma lihtsalt üritan tõestada, et missuguse tehnikaga peavad nüüd kirjakandjad igapäevaselt oma kirju vedama. Et see on täiesti tavaline igapäevane tööpiirkond meil ja nüüd ma teen selle lihtsalt korra läbi, et oleks nagu võrdlust lihtinimestega. Nii, aga räägi kõigepealt, tutvusta seda ratast ka esmalt. See on väga kõva pill, see on kaherattaveoga, väga uute piduritega, tõsi need ei töötanud, siia ette saab panna igasuguseid lisavarustust. Antud juhul ma viskasin selle siit välja, sest need koguks tee peale segaks teisi võistlejaid. Mul tegelikult tahtsin teha koos kirjadega selle asja läbi, aga praegu keegi ei kiirutanud lihtsalt. Aga me tuleme ka nii, kell on, mitte ühelgi teisel võistlejal ei ole siin kella, vaadake palun, kas te näete, võimatu. Ja siis on sul veel mingid asjad siin taga või? Hark on väga kõva, selle eest ma sain juba kiita. Ja, aga mis kass seal taga veel on, mis sinna käib? Ja siia käivad kotid. Kus see ratas pärit muidu on siis? Ma arvan, et see on ikka välismaa pille. Aga kus sellega sõidetakse reaalselt? Sellega sõidetakse reaalselt siin samas Rõuga vahel. Palun, tutvuga. Igapäevane sõiduvahend. Ma arvan, see on kõige rohkem siin Rõuga vahel sõitnud ratas üldse. Nüüd aga selgitame siis välja, kui kiiresti läbib 500-meetrise maastiku jalgratta võistlusringi üks tavaline postiratas. Et siis minu märguande peale oleme valmis, tähelepanu, valmis olla ja läks. Tundub, et meil on vaja abijõudu ja väikene pitstop tuleb ka teel ära teha. No ikka juhtub, kett tuleb maha. Vaatame, kuidas sündmused kulgevad. Tehnika näed, vedas alt. Mul oli muidu päris hea graafik seal vahepeal juba. Ma vaatasin selle finišis, kiirendus oli mul päris hea. Mul mehaanikud ei ole, ma pean ise hakkama saama teist korda juba, kurat. No vaatame, praegu on kulunud 1.40, et ikka ju... Ma lähen edasi, ma saan hakkama. Aga ma olin seal algus, ma olin raudselt finaali koha peal tegelikult. Ma lähen nüüd, tulge nüüd, ärge ette jääge. Ma lähen edasi. Kulunud on minut ja 53 sekundit. Nii, ja juhtus see, mis juba korra on juhtunud, ehk kett tuli teistkordselt maha. Minu kaastunne kõigile postiljonidele. Miks sa ratta ära lõhkusid? Kurat! Allamäge oli päris hea. Tehnilised probleemid või? Jah. Kas sa tead, et Antslase post homme viimata? Muidu kõik oli väga hea, tiim oli väga hea, rehvid olid väga hea, ilm oli väga hea. Ma tahaks tänada sponsoreid selle meie suurepärase tiimi koostöö eest ja ei noh, ikka häpradus juhtub, rallisport. Räägi, mis sa arvad, palju see aeg tuli sul ka? Ma ei tea, ma 3. Sinu aeg oli 4 minutit 36 sekundit, 4 sekundit. Pole paha raisk, ega esimese korra kohta, ma arvan, et see on selle ratta kiirem aeg siin läheb. Aga räägi, kas see ongi postiljonide töö, et nad peavad olema nagu MacGyverid, vajadusel kogu aeg ise ratast remontima, et vaesed postiljonid või kuidas? Enamik tööd ongi ju, et sa lükkad käe kõrval. See, et sa vändata saad, on ikka, ütleme, et see on puhas lust. Et sellepärast ei peagi alati nagu kõik nii õlitatult toimima. Ei, absoluutselt, ma arvan, et selle keti panid ka meelega nii, et see maha tuleks, et ei saaks nagu liiga mugavaks minna, vaata. See on ka tähtis. Kui raske see postiljoni töö siis sellise rattaga on? Ma kujutan ette, et ikkagi üpris närve rikkuv, kui pidevalt tuleb kett maha ja ei saa sõita. Ei, sellega on harjutud ju, ega mis seal ikka, kõik on mõeldud ja tööpäeva pikkus on tööpäeva pikkus, kas sa vahetad selle all ketti või viid kirju, kõik on sisse arvestatud. Tunnid jooksevad, palk jookseb. Eks ikka tulemus on ka tähtis, aga peaasi, et klient rahul on. See on tähtis.